Tervist kõigile! Kohe-kohe on kätte jõudmas väga ilus aeg. Aastavahetus, kus kindlasti kõik tahavad seda tähistada suure pauguga, suure peoga. Et oleme tulnud külla siia oma sõpradele Hansi Rudulastikust, kes on juba mulle selgeks teinud, kuidas ohutult aastavahetust mööda saata ja panen ka teile südamele ja ka meie poistele, kuidas seda hästi teha. Kõigepealt on mul sulle, Kalle, mõned küsimused. Esiteks siis paugud, mis vist ei vaja süütamist. Et siin on meil... Mis see on? Meil on sellised kaks toodet, mis ei vaja süütamist. Üks on paberikahur, teine on paukerned. Paberikahur siis võimalikult kaugele endast suunata. Ja siis siin on nöör. Ja sellest nöörist tõmmata, siis ta viskab paberihelbeid. Paukerned, need on sellised väiksed pisikesed herned siin. Ja selle ühe vastu maad visates või vastu mingit tugevat pindat visates, siis teeb selle väikse paugu. Kas need on ka võimalik siseruumides? Põhimõtteliselt soovitatud ikkagi õues kõike teha. Nii, siin on siis juba natuke põnevamad asjad, mis juba värvilisemad ja huvitavamad ja ma näen, et siin on ka süütenöörid, et kuidas nendega ümber käia? Kõik need siis, mis vajavad süütamist, nendel on siis üks reegel, et mitte ühtegi asja ei tohi käes süülata. Et kõik enne maha panna ja siis süütenöör süüdata, siis on 6 sekundit aega ennem, kui see asi toimima hakkab. Et see on piisavalt pikk aeg, et ei juhtuks ja süütenöör alati otsast süüdata, siis jääb see aeg. Kui ma ta nüüd süütan, kus oleks umbes ohutu kaugus, et ma võiks sellest nii-öelda paugust olla? Siin väiksematel asjadel on isegi 1 meeter juba ohutu kaugus, aga erinevatel toodetel on erinev, see on peal kirjas, et siin erinevatel on natuke erinev, aga väikestel asjadel üldiselt 3-4 meetrit on juba väga okei. Vaatan, et siin on ka mingid süksused, mis maast tiirlevad, nagu ma aru saan, et kui palju nad võivad näiteks maas asukohta muuta? Need 12 tooted, need ongi sellised, mis ei lenda kuhugi ja mis põhimõtteliselt sellise meetrise raadiuse peal teeb oma efekti ära. Sellepärast nad ongi alates 12 lubatud ka. Nii, saime siis räägitud kõige nii-öelda pehmematest paukudest, mis on lubatud alates 12-aastastest. Et siiski tahaks panna teile südamele, eriti kallid lapsevanemad, täiskasvanud, et kas esimesed korrad kindlasti veenduge, et lapsed teeks seda kõike ohutult ja veel parem, kui te olete alati nende juures ja vaatate. Nii, oleme siis jõudnud järgmise astmeni, ehk siis natukene kangem ilutulestik, mis on siis alates vanusest 18+. Et Kalle, nagu ma näen, see on juba märksa suurem, aga ma ei näe, kus seda süütada. Et siis on meil järgmine toote selline grupp on pulgaraketid. Neil on suurematel rakettidel on selline süütenööri plastikkate. See tuleb siit ära. Tõmmata ja ikkagi kõikidel toodetel on süütenöör roheline ja alati tuleb süütenöör otsast süüdata. Pulgaraketid on see, mida nagu paljud valesti teevad, on see, et kõik arvavad, et see pulk siit on hea käega kinni hoida, et tegelikult see pulk stabiliseerib seda raketti, et ta just otse üles läheks ja see pulk läheb koos selle raketiga taevasse. See tuleb panna torusse, ta kergelt vabalt saaks liikuda. See toru siis, nagu ma saan aru, on kaasas selle rakettidega? Komplektidel on kaasas. Ja
kui üksikut osta, siis peab olema selles mõttes kas siis endal olemas see toru või peab selleks siis nagu natuke valmistuma ette. Aga selle raketi koha pealt on muidugi see, et see suurus ei ole nagu väga tähtis, et siin on ka meil pisikesed raketid, mida tegelikult ka poisid armastavad kasutada. Et nendel on sama asi, et ikkagi need on ka 18+, mis sest, et nad väiksed on. Et kõik, mis lendu läheb, kõik on 18+. Oleme jõudnud siis kõige võimsamate ilutulestiku patareide juurde. Et näen, et neid on siin igasugust suurust, igasugust kuju, et võib-olla räägiksid natuke, kuidas siis nendega ümber käia. Jah, et see ilutulestiku patarei on võib-olla täna kõige levinum ja selline kõige mugavam, et siin on ainult põhimõtteliselt üks süütenöör ja siis seal minut või 5 minutit võib sealt järjest ilutulestikus on nagu siis kogu see nagu valmis ühendatud, et hea mugav, et seda raketti peab nagu ühekaupa seal süütama, et ohutult neid patareisid kasutada, siis on see, et kõigepealt siis tootele märgitud ohuala järgida. Ja see kuskil siin külje peal meil kirjas? See on meil kasutusjuhendis kirjas, et selline rusikareegel võib-olla siuke 25 meetrit miinimum. Suurematel natuke rohkem 25-40 meetrit võiks olla. Ja tegelikult kõik patareid võiks toestada, et on see siis mingi päeval valmis vaadatud, mingi 3 tellist kivi kuhugi aianurka pandud näiteks. Sulalumega võib ka toestada, see on ka selline suhteliselt hea stabiilne. Ainult, et see reegel on veel, et see patarei ise tuleb kõva maa peale panna. Et kui sa paned ta lume peale, siis esimene pauk käib, siis lumi jõuab alt ära. Et ise asfaldi peale põhimõtteliselt ja siis toestada, et ta seal liikuda ei saaks. Võib-olla siis ka veel kõige tähtsam või üks tähtsamaid küsimusi, et kuidas on siis õige seda patareid süüdata? Et süütamise hetkel tuleb siis ise olla, mitte mingil juhul ei tohi siia patarei kohale kummarduda. Et tuleb võimalikult välja sirutatud käega ja võimalikult kaugelt seda süüdata. Süütamiseks sobiks siis võib-olla selline, mis meil on täna need teravaleegiga või turbotsäksid, jalgmehked. Tikuleek on suhteliselt külm, et sellega tuulega nagu põlema saada on probleem. Et poodides on müügil ka süüttõrvikud. Selline tõrvik põleb 4 minutit. Ja see ise annab juba nagu natukese sellise väikse distantsi sellest patareist. Ja siis süütenöör tuleb süütenööri otsast. Siin selle oranži kleepsu all on süütenöör. Kattekleepsu all. Ja siis võib-olla raamatisse ka, et näha oleks, kus on süütenöör. Kattekleeps pealt ära ja siis süütenöör alati süütenööri otsast süüdata. Siis jääb see viivis. Reeglina 6 sekundit. Kas näiteks, kui mul ei ole seda süütetõrvikut nii-öelda, kas on ka vahet, kas ma süütan seda tavaliste tikkudega või näiteks kaminatikkudega, mis on tunduvalt pikemad? Kaminatikk ise võib-olla mugavam, suurem, et ta on natuke ikka kaugemalt saab süüdata ja põleb ka võib-olla see väävli osa seal kauem, et kaminatikka võib-olla on tavalisest tikkust parem. Tahaks küsida, Kalle, et kus on õige koht, kus seda ilutulestikku nii-öelda süüdata ja lasta? Oleneb siis jälle natuke tootest, et väikestele toodetele see ohuala, seda võib oma koduõues väikses piiratud hoovis ka teha, et ei ole probleemi. Aga sellised patareid ja raketid, mis juba suure efekti üleval teevad,
siis nendel võiks ikkagi selline 50 sammu olla see ruum teatud mõttes raadiusega. Kõrgete hoonete lähedal, et samamoodi, et põhimõtteliselt leida ikkagi selline avatud lage ala ja seal teha. Et kuidas lemmikloomadega või kuidas neid nii-öelda kaitsta selle eest? Ma arvan, et kõige suurem tugi on ikkagi peremehe lähedus sellele lemmikloomale, et ta tunneb ennast seal turvaliselt. Ja kui on selline eriti teada, et loom pelgab seda, siis kindlasti võib toas olla, panna üks raadio käima, et ta ei kuuleks seda ära. See oleks võib-olla see soovitus, Mina sain siit väga palju kasulikku ja loodan, et ka teie ja tahan teile veel kord panna südamele, et lõbutsege, nautige seda aastavahetust, aga kõige tähtsam on ohutus ja tervis. Ja loodan teid kõiki näha 1. jaanuaril, keda trennis, keda tänaval, keda publiku seas. Aitäh!